Tervist, austatud TalTechi pere, tere tulemast tagasi vaatama tulpide lahingut ja mitte lihtsalt tulpide lahingut. Tegemist on TalTechi linnaku peo teise erisaatega ja siin läheb asi kuumaks. Mitte ainult mul selle kostüümi tõttu, vaid meil on inimesed sellised, kes ajavad selle saali kohe väga kuumaks. Nii et taaskord pange traksid kõvemini pingule ja olge valmis nendeks fantastilisteks vastusteks, mis meil siin tulemas on. Ilma pikema jututa juhatame sisse meie esimese tiimi ja nemad on ei keegi muu kui linnakupeo korraldajad! Ja sealt nad tulevad, tundub, et korraldamiseni on veel natukene aega, nad on veel natuke rõõmsad. Vaatame nädala aja pärast. Aga nüüd, daamid ja härrad, palava aplausi saate. Mitte niisama tudengid, vaid teie ees on valitsevad viievõistluse tudengite meistrid! Ja sealt nad tulevad väga filigraanselt, on nad siin teie ees. Väga meeldiv. Minu nimi on Roger ja olen selle saate tänane juht. Alustame meie mänguga. Ja enne veel, kui me lähme meie esimese küsimuse juurde, on mul väga hea meel sisse juhatada ja tutvustada meie tänaseid tiime. Alustame esmalt siis meie valitsevate meistritega. Tere, Art! Tere! Kes sa oled? Ma olen siis Pestis partnerlussuhete juht. Väga tore, ja mis sa teed? Toon raha, et ilma minuta oleks pankrotis Pest. Pärast Art annab teile oma telefoninumbri, kellelgi raha vaja tuua on, siis Art toob teile. Ja kes suga kaasas on täna? Sellised üliarmsad inimesed nagu Joonas, Anett ja Heiki. Tere, Heiki. Joonas, millega sina tegeled? Mina olen Best Estonia müügiosakonna juht. Müügiosakonna juht, mis tähendab? Ma olen tema parem käsi ja ma aitan ka raha sisse tuua. Kui tema on raha ära toonud, sa aitad tassida? Täpselt. Ongi nii, jah? Käed, ma vaatan, on täitsa pikaks veninud. Pole väga hästi, hea töö. Tublid tööd teete, poisid. Nii, Anett, tere, millega sina tegeled? Tere, mina olen suvekursus akadeemiline vastutaja ja Best Estonia mentor. Suvekursuse akadeemiline vastutaja. Väga põnev nimi, mis see sisu on? Sisu on see, et Best Estonia korraldab kord aastas sellist toredat üritust nagu suvekursus, kus üle Euroopa Tehnikaülikoolidest tulevad tudengid Eestisse kokku ja meie anname neile kursuse, ühe EAP väärtuses õpetame mingit teemat ja mina vastutan siis selle eest, et need teemad vastaksid siis ülikooli nõuetele ja kõik loengud toimuksid nii, nagu on vaja. Väga hea, mulle tundub, et sa ei ole esimest korda seda lauset öelnud. Super. Heiki, millega sina tegeled? Mina olen Võti tuleviku karjääripäevade koordinaator. Kas sinu tuleviku võti on olemas? On küll. On olemas, jah. Väga hea ja nüüd aitad teistel otsida seda. Jaa, täpselt nii. Väga super. Mulle Buratino ikka meeldis, kuidas nad seal otsisid oma võtmeid. Aga edu teile, austatud meistrid, ja lähme vaatame siis, mida meie linnakupeo korraldajad räägivad. Tere, Sten! Tere, Roger! Kuidas sul läheb? Läheb väga hästi ja väga kiirelt praegu. Ahah, selge. Millega sa siis tegeled? Ülikoolis igapäevalt siis ürituskorraldus ja juhin ka siis ülikooli ürituskorralduse meeskonda, mis on siis 3-liikmeline, aga siis Helen ei ole veel meie meeskonnas, aga siis ühesõnaga, et need 2 poissi on siis ka tegelevad ürituskorraldusega siin ülikoolis. No väga super, aga Helenit sa juba mainisid, ma lähen kohe Helen siis sinu peale. Tere, Helen, millega tegeled? Tere, mina olen siis TalTechi sisekommunikatsiooni juht ja osaliselt tegelen ka TalTechi kultuurikeskuses. Ja kultuurikeskuses tehakse siis mida? Kultuuri. Sealt tulebki meie kultuur Eestis, daamid ja härrad. Ja seal on meil 9 kollektiivi ja nendega koos me linnakupeol teemegi siis leiutajate laulu ja tantsupeo. Väga äge, ootame seda juba huviga. Ja järgmisena on su kaasas, ma näen, Paalits. Jaa, just õige. Tal tegelikult on ka eesnimi, see on Martin, aga kuna meil Martineid on linnakupeo meeskonnas lausa 4, siis Paalitsale meeldib. Kas te valisitegi nagu CV-st Martinite järgi või? Jaa, nimede järgi ja meil Kadrisid on 5 näiteks. Oi, väga hea, tulevikus teate, keegi Kadri või Martin tuleb TalTechi, siis saate kohe korraldustiimi. Aga Paalits, millega sa tegeled? Ma siis teen tööd. Tubli, ainus siin tiimis või? No, võib nii öelda küll kokkuvõtvalt, jah. Et eks ma ikka teen tööd seal, kus on vaja tööd teha ja töö ootab mind, sest töö vajab tegemist. Õige, see on tõsine Eesti mees, töö vajab tõesti tegemist. Ja kes sul viimasena kaasas on? Tema on siis Martin Kriisemann. Tere, Martin. Tere. Kas sa teed ka tööd? Ma teen ka tööd. Aga vähem? Noh, vaatenurga küsimus. Aga muidu, mis sa teed siis? Muidu igapäevaselt siis ürituskorralduskeskus, et me neid üritusi, mis meile siis töölaual on, täidame, teenindame ja siis
nii palju, kui siis tuleb juurde, ka proovime teenindada. Linnakupeol tegelen logistikaküsimustega, esinejatega, toitlustusega ja veel. No Hunt Kriimsilm, ühesõnaga head perekonnad, jõudu teile, edu ja nõtket meelt. Läheme meie, head sõbrad, esimese küsimuse juurde, paneme tabloole esimese küsimuse valmis, kenasti 6 valikuvastust on olemas ja perepead, olge head, esimene küsimus, tulge minu juurde. Ja sõbralik käepigistus, parem käsi lauale, vasak selja taha, 100 keskmise tudengi käest oleme küsinud järgneva küsimuse. Nimeta üks keemiline element. No nii, hakkas sealt poolt tööle tundub. Sten, nimeta. Ferrum. Ferrum, daamid härrad, ferrum pakuti. Kas ferrum ei ole, mina kuulsin X-i. Nii, aga nüüd on võimalik siin Ardil vastata. Nimeta üks keemiline element. H2O. H2O vastati siin. Nii, kas tuleb mõni keemiline element? H2O? Ei tule ka nii, aga olge siin, lähme siit edasi järgmisena. Helen, ei teie olge siin korraks. Helen, mis sa pakud? Vesinik. Vesinik, daamid härrad, vaatame, kas see vesinik on meil laual või ei ole. On olemas, daamid härrad, lähme tagasi oma kohtadele. Tundub, et siin linnakupea korraldajad saavad alustada. Ega siin ei ole midagi muud, Paalits hakka lihtsalt pakkuma ja milline võiks olla üks keemiline element? Ma arvan, et see võib olla üks asi, mida meil kõigil vaja on ja nii. See on hapnik. Hapnik tõepoolest oleks hea, kui seda oleks igapäevaselt olemas. Kas meil hapnik on ka kenasti olemas tablool? Vaatame nüüd. Ja on olemas. Väga super, te võtate sealt järjest ilusti neid, ma vaatan, ega siin ei ole midagi. Martin, võtta see 3. välja ja nimeta üks keemiline element, ole hea. Ma pakuksin naatrium. Naatrium. Vaatame, kas see põnev sõna on ka olemas seal. Naatrium. Ja siit tuli esimene X. Naatrium kahjuks ei ole hullu, teil on veel 2 korda võimalik eksida. Sten ju meil ometi ei eksi. Nimeta üks keemiline element. Kloor. Kloor, daamid härrad. Kas kloor on meil lisaks silmis ka seal? Vaatame. Ujulast tulles ei, mis tähendab seda, et teie head sõbrad hakkake vaikselt siin arutama, millised võiksid olla need valiku vastused, mida te tahate öelda ja meie läheme siit uuesti Heleni juurde. No sinul on saldo päris hea hetkel, aita nüüd tiim hädast välja. Nimeta ole hea üks keemiline element. 5 sekundit. Süsinik. No nii, siit kuskilt maagiliselt taevast ma kuulsin. Tuli abisõna ja see oli süsinik. Vaatame, kas süsinik on olemas meil tablool. On olemas süsinik, väga hea. Helen hoiab meil veel tiimi vee peal, aga vaatame, kes teist seda uputab või äkki uputab. Paalits, paku üks keemiline element. No ma arvan, et äkki võib-olla küsisite seda ka rikkate ja ilusate käest ja nemad ütlesid kuld. Kuld, no nii, kas tudengid võisid pakkuda, et ka kuld on üks keemiline element? Vaatame, tablool ei ole meil kahjuks kulda, tundub, et võib-olla siis keskmisest vaesemad vastajad, aga nii, lähme siit edasi, igaüks saab pakkuda. Heiki, mis sa pakud? Mina pakun lämmastik. Lämmastik, Anett? Hõbe? Hõbe, nii, Joonas? Element, mis paneb rattad liikuma ehk armastus. Ahoi, armastus. Artsul 3 väga fantastilist valikuvarianti. Võid valida sealt või paku ise midagi? Ma arvan, et mulle see Ago variant väga meeldib, aga ma arvan, et lähme siis Heiki omaga, et no lämmastik. Lämmastik, daamid härrad. Vaatame, kas lämmastik on see, mis jõuab ka meie tabloole. Lämmastik on olemas kenasti ja 85 punkti tuleb meil siin meistrite kontole, väga tore, aga meil jäi veel lauda 2 vastust leidmata ja vaatame nüüd, mis oli populaarsuselt 6 õige vastus. Ja 6 oli raud, head sõbrad, kuidas me siis rauda ära ei tulnud? No vot, aga tundub, et siin oli meil tehnilisi viperusi. Vaatame, aga mis oli 5? Järjekorras 5. Hapnik on olnud ka seal laua peal, nii et siin on meil täna maagilised jõud mängus, mulle tundub. Aga ei ole üldse hullu, sellepärast, et meil on teine küsimus ja järjest rohkem punkte ja mõlemast tiimist järjekorras teine. Olge head, tulge laua juurde. No nii.
väike käepigistus, väga hea naeratus, parem käsi lauale, vasak selja taha ja järgmisena oleme 100 tudengi käest küsinud järgmise küsimuse. Head sõbrad, nimetage mäng, mida mängisid lapsepõlves. Ja siin Joonas sai esimesena, mis mäng see on? Peitus. Peitust mängis Joonas lapsepõlves, nii nunnu, vaatame, kas see jõudis ka meil tahvlile. Ja olemas peitushukakas, lähme tagasi oma kohtadele, meistrid saavad jätkata mängimist. Peitus on tehtud, Anett, mida sina mängid, kas sa mängisid ka peitust väiksena? Ikka. Siiamaani? Oleneb. Oleneb sõbrast, jah? Jaa, mõni peidab ära ja ei tulegi tagasi. Aga Anett, mis sa pakud, mida sa mängisid? Kulli. Kulli mängisid sina, vaatame, kulli, kas, või siis mõni ütleks ilmselt ka, et lätsu, ma tean, ka räägitakse. Vaatame, kas on olemas? Ja kull on tõepoolest tahvlil olemas, 2 kõige populaarsemat on võetud, nii et Heiki, sul läheb aina raskemaks, sa pead hakkama mõtlema nagu tudeng, kes võis vastata. Milline võib olla üks populaarne mäng, mida mängiti lapsepõlves? Lumesõda. Lumesõda nendel üle 3 talve, kui oli ka lund, eks ole. Vaatame, kas lumesõda on meil tablool olemas. Ei ole lumesõda kahjuks, need tudengid ei ole kunagi mänginud, kes siin vastasid, või ei ole see nii popp. Aga Art kindlasti teab veel, mida mängiti? Ma täpselt ei tea, kuidas Põhja-Eestis öeldakse, aga Lõuna-Eestis on trifaa. Trifaa! See on ka üks põnev asi, kus igal pool öeldakse seda erinevalt. Vaatame, kas sellisel kujul trifaa on meil laua peal olemas. Ei ole trifaad meil ei Lõuna- ega Põhja-Eesti murrakus siin olemas. Aga, Joonas, mida sa mängisid veel lapsepõlves? Haned, luiged, tulge koju. Haned, luiged, tulge koju. Vaatame, kas nad siis tulevad teile koju või ei tule, samal ajal mõelge teie juba vastuseid. Nii, haned, luiged, tulge koju. Kas on? Ei, need haned ja luiged ei tulnud koju, aga see tähendab seda, et me saame minna linnakupeo korraldajate juurde tagasi. Sõbrakesed, vastamise, mõtlemise aeg on läbi. Nii, vaatame, Martin, mis sa pakud? Mina pakuksin politseid ja pätti. Politseid ja kumb sa olid? Ma olin sõltus, me vahetasime neid kogu aeg. Okei, väga süke mõistlik, et ei olnud keegi kogu aeg pätte. Mida sa Paalits mängisid? Ma mängisin palju asju, peamiselt lõhkusin, aga üks mu lemmikmänge oli mädamuna. Mädamuna, seda olen ka mina mänginud, väga põnev. Helen, mis sina mängisid? 5 miinust. 5 miinust mängisid sina. No vot, Sten, sul on väga ägedad pakkumised. Kas sa valid midagi sealt või pakud ise? Ma arvan, et ma toetan 5 miinust. 5 miinust, ma eeldan, et seda mängu, mitte bändi. Õige. Nii, vaatame. 5 miinust. Kas meie tudengid on nooruspõlves mänginud 5 miinust? Ei ole mänginud 5 miinust, see tähendab seda, et meie meistrid võtavad selle punkti saldo endale, aga meil on tervelt 4 erinevat vastust jäänud veel lauda, sõbrakesed. Mis see tähendab, mis see olgu? Vaatame. Populaarsuselt 6, kõige vähem populaarsem oli Counter-Strike, tõepoolest. Okei, selles mõttes, et siin tahaks täpsustus ka, et on see 1.6 või midagi muud, aga kuna lapsepõlvega tegemist, siis no vot, selle peale ei oleks midagi tulnud. Järjekorras 5 oleks olnud Monopoli. Küll need on targad lapsed, see rahatarkus on TalTechi tudengitel tundub, et juba sõimerühmas sisse harjutatud. Aga järjekorras 4 oleks olnud Mädamuna, no nii, ei ole hullust enne. Vaatab võib-olla Paalid siin natukene kurjalt siin järgnevad minutid, aga järjekorras 3 populaarsuselt vastus oleks olnud Keks. Head sõbrad, Keksu ikka mängisite ju. Jaa, mina küll mängisin, kukkusin küll pidevalt, aga küll saime hakkama. Aga ei ole hullu, meil on nüüd järgmisena 3. küsimus, nii et 3. võistlejad, lähme laua juurde. No nii, parem käsi lauale, vasak selja taha, 100 keskmise tudengi käest oleme küsinud järgmise küsimuse. Nimeta liitsõna, mis, ei ole hullu, rahu, siin, aga Läks kiireks. Arusaadavalt otsaeside leemendab veidi hinga natukene. Nimeta liitsõna, mis algab liitega üli. Nii, kummad pool siin mul, seal pool, ole hea, Paalits. Ülisport. Ülisport. No nii, kas ülisport jõudis ka meil tahvlile? Ülipall on meil tahvlil kenasti olemas, aga mitte üldse kõige populaarsem, kui leiad populaarsema saate alustada. Ülikõva.
Ülikõva, no nii. Kas ülikõva on meil tahvlil? Ei ole ülikõva meil tahvlil, mis tähendab seda, et olge head, lähme tagasi oma kohtadele ja vaatame, mis siit järgmisena tuleb. Martin, nimeta midagi, mis algab liitega üli. Ülikool. Ülikool, no vot, on ta nõus oli see asi, miks ei öeldud seda varem, vaatame, kas ülikool on olemas. Muidugi on olemas, esimesel kohal ülikool, siin me ju oleme. Sten, mis on meil üli? Ma loodan, et inimesed on söönud väga maitsvat Jägermeistri jäätist ja mõtleks, et ülijäts. Ülijäts, no vot, kas see tuli ka vastajatel pähe või tulnud, vaatame, ülijäts! Ei ole kahjuks inimesed vähemalt või siis maitseelamusi jäänud meelde, mine tea või ei mäleta. Aga Helen, mis on üli? No kõik on üli siin kõik ülikoolis. On üli, no nii. Mis võiks olla seal tahvli peal? 5 sekundit. Ja siit ei tule meile praegu kahjuks midagi, nii et teine X tuleb ka teile ära, aga pange pead kokku, mõelge üliliitega sõnu. Aga Paalits, päästa tiim välja. Nimeta liitsõna, mis algab liitega üli. See on ka üks mu lemmik Sõnu. No sõnu, ütleme niimoodi, erietuselemente või kostüüme, see on ülikond. Ülikond, no vot praeguse outfiti järgi ei ütlekski, aga vaatame, kas ülikond jõudis meil tahvlile või ei jõudnud. Ei jõudnud ka kahjuks ülikond meil tabloole, mis tähendab seda, et lähme meie meistrite juurde korraks. Heiki, ole hea, nimeta üks sõna, mis algab üli. Üliõpilane. Üliõpilane, väga hea, Anett. Üliäge. Üliäge. Ülikõva täispauk teema. See on üks sõna, jah? Üks teema. Ülikõva täispauk teema, väga hea. Nii, ma õpin ka uusi sõnusid. Nii, Art, kas valid mõne nendest või pakud ise? Järjekordselt väga raskeks on tehtud. On muidugi. Joonas siin ikka paugutab häid vastuseid. Aga ma ikka vist lähen jälle sinna Heiki eelmine kord, nagu tundus, et pani täppi. Et ma panen seekord ka, et paneme üliõpilane. Üliõpilane ja vaatame, kas alles jäänud 3 vastusevariandist mõni on ka üliõpilane ja tahvel ütleb, üliõpilane on tõepoolest meil olemas, mis tähendab, et ka selle vooru punktid panid meil endale 5 võistluse meistrid taskusse, aga meil jäi veel teine ja 3. leidmata, mis on ometi ju populaarsed. Populaarsuselt 3. oleks olnud. Ülihalb, no vot, aga populaarsuselt teine, mis järgneb kohe ülikoolile, oleks olnud ülihea. No vot, ma räägin, siin ei tasu üle mõelda, siin tuleb lihtsalt mõelda, minna nii-öelda basic tasemele tagasi, aga järjekorras 4. ja viimane küsimus on kohe teie ees, 4. võistlejad, lähme laua juurde. No nii, panen käsi lauale vasak selja taha, 100 keskmise tudengi käest oleme küsinud järgneva küsimuse. Nimeta midagi, mida saab teha TalTechi amfiteatris. Ops, nii, ja siin tuli esimesena, Martin, ole hea. Kontsert. Kontserti saab teha TalTechi amfiteatris. Vaatame, kas kontsert on meil olemas. Ei saa teha, tundub, vähemalt mitte meie vastajate arvates. Nii, ole hea, Heiki. Nimeta midagi, mida saab teha TalTechi amfiteatris. Õppida. Õppida saab amfiteatris. No nii, vaatame, kas õppida saab amfiteatris? Ei saa ka õppida, jääge teie rahulikult siia. Lähme siit edasi. Sten. Pakun välja, et õlut juua. Õlut saab juua amfiteatris. No vot, riukalik on vastus. Vaatame, kas see on ka meil olemas tabloo peal. Ei ole ka seda. Mis seal siis on? Meil on 4 vastuse varianti leidmata. Art. Ma arvan, et mida tudengitel vaja on kõige rohkem, mis magada saab igal pool, aga sealt saab ka magada. No vot, magada saab amfiteatris. Kas see on ka meil tablool? On! Ahah, selles mõttes, et See on hea vastus. See on tõesti hästi läinud, mis tähendab seda, et head sõbrad, lähme tagasi oma kohtadele ja magades tundub, et saab armastust omandada. Ka mulle põnev vastus. Head sõbrad, ütlen teile ka nii palju, et antud punkte me korrutame juba 3, mis tähendab, et kõik on võimalik. Aga kui magades saab armastust, siis Joonas, mis sa pakud välja, et mida saab teha TalTechi amfiteatris? Süüa. Süüa saab ka seal. Vaatame, kas on pakutud.
amfiteatris saab, ei saa süüa, vähemalt keegi ei ole söönud, seal tundub. Nii, Anett, mida saab teha amfiteatris? äkki seal saab puhata? Puhata. No nii, magada juba sai, sellega saab armastust. Kas saab ka puhata? Vaatame. Istuda saab ka seal, väga hea, et sa ütlesid istuda. Tõepoolest, kõige populaarsem. Nii, Eiki, siin on ainult 2 tükki veel minna. Ole hea, mida saab teha amfiteatris? no kui sa juba istuda, siis äkki saab ka lamada. Lamada. Tõsi, nagu ma ütlesin, back to the basics, väga lihtne. Lamada. Vaatame, kas vastasid ka tudengid. Lamada. Ei saa lamada, mis tähendab, et linnakupea korraldajad, pange pead kokku, mõelge, mis see võib olla, mis on meil olemas seal tablool, aga Art, no pressure, no pressure. Üks võimalik vale vastus ja läheb vastamisõigus teistele. Mis sa arvad, mida saab teha TalTechi amfiteatris? ma arvan, seal saab laulda. Laulda saab amfiteatris. No nii, daamid ja härrad, vaatame, kas amfiteatris saab laulda? Ei saa ka laulda, mida seal siis teha saab? Minul on juba mõtted otsas vaikselt siin, mis siin võiks saada teha. Vaatame, kas korraldajad oskavad meile öelda. Martin, mida saab teha amfiteatris? Amfi. Hea pann. Nii, Paalits, mida saab teha amfiteatris? ma pakun, et äkki chillida. Chillida. Mida noored ikka vastavad? Chillida, hängida. Chillida ja amfi, väga hea. Chillida ja hängida ja amfi. Nii, Helen, mis sa pakud? Mina pakun, et teatrit. Teatrit saab teha amfiteatris, no nii nimi võiks ju nii öelda. Sten, sul on väga head pakkumised. no väga raske on pakkumistega teha. Nii, ja arvestad magamine tähendab armastus siin korraldusmeeskonnas, siis ilmselt kõik need laulud ja asjad on siis samamoodi oleks kontserdiga välja tulnud. Chillimine oleks läinud tõenäoliselt ka mingi istumise alla, et siis raske on. Sa ei pea üldse sealt valima, võid ise midagi välja pakkuda? Ma pakun, et mida seal kõige rohkem tehakse, on see, et sealt kõnnitakse läbi. Saab läbi kõndida sealt juurest. Vaatame, kas sellelaadne vastus on meil tablool olemas või ei ole. Kõndida läbi. Ei ole meil kahjuks tablool olemas, mis tähendab seda, et need punktid, mis siit praegu võideti, lähevad meil viievõistluse meistrite saldosse ja see tähendab omakorda seda, et meil on võitja selgunud, aga enne veel, kui me läheme autasustamise juurde, vaatame, mis on need 2 vastust, mis meil jäi veel saamata. Järjekorras 3. vastus küsimusele. Nimeta midagi, mida saab teha TalTechi amfiteatris, oleks olnud. Suitsu, nii lihtne vastus, sõbrad. Suitsu saab teha, oleks võinud eks ole valida seda. Mis iganes suitsu, no nii. Aga populaarsuselt teine peale istumise, kui sa oled ära istunud, mida saab veel teha amfiteatris? Ja see oleks olnud näidelda, no vot, teatrit oleks võib-olla ääri-veeri seda puutunud, aga daamid ja härrad, tehke üks suur aplaus endale. Meie tänane võitja on valitsevad tudengite viievõistluse meistrid ja teid kõiki ootab üks põnev auhind kohe siit kaadri väliselt ja praegu mina saan teile anda veelgi põnevama auhinna, mina annan teile enda nukid, nii et palju õnne teile, väga äge, aitäh sulle, palju õnne ja teile ka super töö, hästi ja daamid ja härrad, suur aitäh teile vaatamast, tegemist oli Tulpide lahingu erisaadetega, kohtume linnakupeol või järgmisel sündmusel, minu nimi oli Roger, audiöö, tšau!